Suurel rikkal mõisaärral oli 2 orja. Esimene oli suur ja pikk kui mürakas ning tema nimi oli Suur Peeter. Teine oli väike ja kõhnake nagu poisike ning tema nimi oli Väike Peeter. Saadeti kord mõlemad Peetrid metsa puid raiuma. Anti kummalegi ka oma leivakott kaasa, kus terve päeva jaoks moona oli. Mehed raiusid tugevasti puid, et pea suitses otsas. Nälg aga hakkas kõhtu näpistama. Kuule, Väike Peeter, sööme sinu leivakoti enne tühjaks, siis võtame minu oma ette. Sööme peale. Mis me ilmaaegu siis mõlemad kotid ühe korraga lahti teeme? Hakkasidki sööma ja sõid Väikese Peetri leivakoti sootuks tühjaks. Peale sööki heitsid mehed maha, leiba luusse laskma. Hakkasid siis jälle vaprasti tööle ning virutasid palkidele pihta, et kirved välkusid. Jällegi hakkas nälg kõhtu näpistama, iseäranis veel Väikese Peetri kõhtu. Läheme nüüd jälle sööma, Suur Peeter. Aga Suurel Peetril näis kuri nõu olevat, istusid küll maha. Suur Peeter ei lasknud Väikest Peetrit ligigi, ütles aga. Kui sa mind rahule jätas, ma löön sind. Mis ma siis söön? Vaata, seal põõsas on hiirepesa, söö see ära. Hiireliha on nälja ajal väga hea roog. Väike Peeter läkski põõsasse ja leidis pesade ja hiirepoegi ning ütles. Head need samadki. Armas mees, ära tapa mu lapsi ära. Mis kõhutäie sa neist saad, kui sul kord minu abi tarvis on? Küll meie siis käepärast oleme. Saan mina teist nüüd söönuks või suren ma teie pärast nälga? Minu pärast magage siis pealegi. Kannataski väikemees õhtuni nälga ning läksid siis koju. Teisel päeval saadeti mõlemad orjad jälle metsa puid raiuma. Kummalgi mehel oma leivakott kirvevarrega seljas. Suur Peeter sammub ees, Väike Peeter vudib taga. Mehed nüüd jälle metsas ja paugutavad palkidele pihta, et pead suitsevad otsas. Nälg ka jälle kõhtu näpistamas. Väike Peeter, sööme nüüd sinu leivakoti jälle tühjaks, siis võtame minu oma ette. Ega ta täna ometi niisugune kelm ei võiks olla kui eile. Noh, sööme pealegi. Mis ilmaaegu mõlemaid kotte korraga lahti kiskuda? Istuvad maha ja söövad Väikese Peetri leivakoti tühjaks. Puhkavad ja hakkavad siis jälle tööle ning virutavad puudele pihta, et kirved välguvad. Väikesel Peetril mõne aja pärast kõht tühi. Istume nüüd maha sööma. Nälg kipub keha närvetama. Suur Peeter istub maha, võtab leivakoti lahti ja sööb. Väike Peeter kipub ka koti kallale, aga Suur Peeter ei lase teda jälle ligi, vaid lubab aga lüüa. Mis ma siis söön? Vaata, seal kännu all on mesilaspesa. Mine ja tühjenda see. Hea see samagi, kui paremat ei ole. Armas mees, ära riisu meid, mett vähe, me toobid mesilaspoegi täis. Kui sul abi tarvis, küll meie siis sind aitame. Sellest meetilgakesest mina siis nüüd söönuks saan. Kas see mind elatab või suretab? Minu pärast kandke või terve kannualune mett täis. Jättiski mesilaspesa rahule, tegi tühja kõhuga õhtuni tööd ning sõi kodus kõhu täis. 3. päeval lähevad Peetrid jälle metsa, leivakott kirvevarrega kummalgi seljas. Suur Peeter sammub ees, Väike Peeter vudib järele. Raiusid jälle puid, et pea aga aurab. Söömaaeg käes, meestel kõhud heledad. Väike Peeter, sööme nüüd sinu leivakoti tühjaks ning võtame siis jälle minu oma käsile. Aga kui sa jälle valetad? Ei valetanud, mis ma sus siis petan? Olgu siis pealegi. Lõuna söödud ja lõuna peale magatud ka veel. Jällegi tööle virutavad, et laastud lendavad. Kõht tühi, lähme sööma. Lähevadki, aga Suur Peeter ei lase jälle väikest leivakoti ligi, vaid tahab aga lüüa, kui väike mees keeldu ei kuula.
vaata, seal puu otsas on kullipesa, mine söö sealt. hea seesamagi, kui paremat pole. armas mees, ära tapa mu poegi ära, nad on ju alles väetid ja vaesed, mis söömaaega sa neist saad. aga kui sul mõnikord abi tarvis on, küll ma siis käepärast olen. Teist mas nüüd söönuks saan. minu pärast jääge, kus te olete. Tulid järgmisel päeval jälle metsa puid raiuma, aga nüüd ei andnud väike Peeter suurele Peetrile oma leivakotist mitte linnupette väärtki katsuda, vaid ütles. võta aga Veli omast kotist, mis sa teise omast tahad? kuule, väike Peeter, kui sa ei anna, küll sa näed, mis ma sinuga kodus teen. mis sa minuga siis teha tohid? ma kaeban härrale. Sõid mõlemad kõhu täis ja raiusid õhtuni puid. Õhtul koju tulles läks suur Peeter otse kohe härra juurde ja ütles. aulik härra, te võite väikesest Peetrist väga suurt kasu saada, kui te teda aga tööle sunnite ja tema pea lubate maha lüüa, kui ta käsku ei täida. mis töö see siis on? väike Peeter rääkis täna metsas puid raiudes, et tema 3 päevaga vahast kiriku valmis teeb, mullast aia ümber ehitab ja 12 häälega kellatorni paneb, kui ta tahab. Härra kutsus väikese Peetri kohe tuppa ja ütles. kuule, väike Peeter, ma annan sulle 3 päeva aega. selle aja sees pead sa mulle vahast kiriku üles ehitama, mullast aia ümber tegema ja 12 häälega kellatorni panema. kui sa selle tööga nimetatud aja sees valmis ei saa, siis lasen ma su pea maha lüüa. mine nüüd, söö kõht täis ja hakka tööle. Väike Peeter tahtis küll veel rääkida, aga härra tegi ukse lahti ja saatis vaesekese välja. mis nüüd teha? Ei maitsenud mehikesel söök ega jook, suur Peeter aga irvitas ja parastas pealegi, läks vaene mees nuttes metsa poole. Peeter, mis viga? mis sa, väike loomake, selle järele küsid või sa mind aidata jõuad? ütle ometi, ehk võin ka. härra lubas mu ära tappa, kui ma 3 päevaga valmis ei tee vahast kirikut, millel muldaed ümber ja 12 häälega kell tornis on. ära nuta, mees, heida aga magama ja tule homme hommikul vaatama. Väike Peeter ei tahtnud küll mesilase juttu uskuda, aga heitis ometi magama. Pahad unenäod äratasid vaese mehe juba enne päeva üles. Pani teine riided selga ja läks välja tuska lahutama. Üks imelik sumin ja kõmin, nagu oleks mitu tuhat mesilast õhus lendamas, kostis Peetrile kõrvu. Niipea, kui ta uksest välja astus, vaatas ümber ja ennäe, ilmama imet. Mesilased teritavad veel kirikutorni otsa. Juba kõik valmis, kirikul ilusad, kollased vahast müürid, meest aknaruudud ja kärjest katus peal. oh, teie head loomakesed, kui ma nüüd aiaga ka veel valmis saaksin, siis oleksin ma surmast pääsenud, sest ega 12 häälega kella ometi maa peal ole, seda ei või härra sugugi nõudagi. sõber, miks sa nii tusane oled? olen vaene, õnnetu mees. vahast kirikuga sain küll valmis, aga kust muldaed ümber võtta? selle kallal peaks terve rügement soldateid mitu aega tööd tegema. ära muretse, heida aga õhtul rahulisesti magama ja tule homme hommikul vaatama. hea küll, ehk saab ka hiirest niisamuti abi nagu mesilasestki. Ruttas hommikul välja ja ennäe jälle imet. Mitu tuhat hiirt teritavad veel aia selga ja mehe kõrgune muldaed kiriku ümber valmis. olen küll siiamaani läbi saanud, aga kust ma vaeseke nüüd selle 12 häälega kirikukella välja võtan?
sammus ümber ja mõtles siia ja sinna, aga nõu ei hakanud kuhugi. Suur kull lendab metsa poolt kirikuaiale, seab tiivad paigale ja küsib. Mis sa kurvastad, armas sõber? olen vaene õnnetu mees. Vahast kirikuga sain küll valmis ja tehti ka mullast aed ümber. Aga kust ma selle 12 häälega kiriku kella välja võtan? Niisugust ei ole vist kuskil maailmas leida. Ja kui ta homseks siin ei ole, siis käib minu käsi halvasti. Raske on ta küll saada, aga katsuda võime ometi. Ma tean, vanapaganal on küll üks niisugune kell, aga seda on raske kätte saada. Seisab just tema magamiskambri peal ja niipea kui keegi temasse puutub, hakkab ta valjusti kõlisema ning vanamees on kohe vaatamas. Kui sul aga julgust on, istu otse kohe minu selga ning siis läheme õnne katsuma. See mul ükskõik, kus ma surma saan. Võib aga ka olla, et meie teekond õnnestub, siis oled vaba mees. Peeter ei mõtelnud enam kaua järele, istus kulli selga ning tõusis sellega lendu. Küll värises mehikese süda sees, kui ta kulli seljas metsadest ja mägedest ja jõgedest üle lendas, hoidis aga tugeva linnu kaela ümbert kinni ning sõudis edasi. Nüüd oleme vanapagana piirides, võta see vitsake sealt üles ja pista põue. Peeter täitis kulli käsu, lendasid jälle edasi. Kull laskus jälle maha ja ütles Peetrile. Võta see liivatera sealt üles ja pista põue. Peeter täitis käsu, lendasid jälle edasi. Jällegi laskub kull maha ja ütleb. Võta see veetilk sealt üles ja pista põue. Peeter täitis käsu, lendasid jälle edasi, kaugelt paistis suur pere. Ole nüüd vagusi, sealt paistab vanapagana pere. Kui me kella juurde jõuame, siis katsu, et sa ta osavasti penni küljest lahti harutad. Hoia aga, et sa selle juures sõnakest ei räägi, muidu võiksid suure õnnetuse sünnitada. Juba mõlemad kella kallal. Peeter katsub sõlme lahti teha, aga korraga käib kell mitme häälega. Kes seal kella kallal? Kullike kella kallal. Vanamees jäi vait. Mis siis kull kellale võikski teha? Peeter katsub teist korda sõlme lahti teha. Kell aga kõliseb jälle mitme häälega. Kes kurinoom seal kella kallal on? Kullike vennike, kullike kella kallal. Peeter oli sõlme aga juba peaaegu lahti saanud. Istus kulli selga, tõmbas veel korra sõlme ning kell oli lahti. Kull aga pani ühes mõlematega lendu, nii et kell valjusti ja ikka valjumalt kõlises. Nüüd alles sai vanapagand pettusest aru ja pühkis varestele järele. Viska vits maha ja ütle, kasvagu suur mets, mille üle ega ümbert keegi ei saa. Kasvagu suur mets, mille üle ega ümbert keegi ei saa. Kirved kodust, tee läbi. Olidki kirved käes ning vanatühi virutas kohe metsast tee läbi ja punus jälle põgenejatele järele. Vaata tagasi, kas tuleb. Tuleb jah. Viska liivatera maha ja ütle, saagu suur mägi, mille üle ega ümbert mööda keegi ei saa. Saagu suur mägi, mille üle ega ümbert mööda keegi ei saa. Maailma suur mägi selja taga, vanapagan tuleb mäe juurde ja karjub kodu poole. Tooge labidat, tee läbi. Poeg labidatega kohe käepärast kaevavad nüüd mõlemad, et ihu aurab ja saidki tee läbi ning vanapoiss pühkis põgenejatele jälle kui tuulist pask järele. Vaata tagasi, kas tuleb. Tuleb jah. Viska veetilk maha ja ütle, saagu suur meri, mille üle ega ümbert keegi edasi ei saa.
Peeter viskas veetilga maha. Meri selja taga siinetab ja vahutab, mis hirmus. Vanapagan merekaldal põhjab ja vannub, et vesi vastu kajab. Poeg ja ema jõuavad ka järele. joome mere ära. Hakkavadki kolmekesi jooma. Vanapagan täis, et veetilka enam sisse ei taha mahtuda. tooge vitsad peale. Poeg toob vitsad ja paneb vanale keha ümber. Vana joob jälle ja kärgatab. kiilud vahele. Poeg paneb kiilud vahele ja vana joob jälle ning ähib ikka. kinnita kiilu, pojake, kinnita polka, pojake. Poeg taob kiilu vitsa vahele, aga korraga plahvatab vanapagana kere lõhki ja vesi voolab jälle merde tagasi. Nüüd oli Kullil ja Peetril oma voli käes. Jõudsidki enne valget koju ning panid kella kirikutorni. Pruukosti ajal läks väike Peeter härra juurde ja palus tulla tööd vaatama. Härra ei jõudnud Peetri osavust küllalt kiita. Kinkis talle hulga raha ja muid kalleid asju, et Peetril eluajaks vara küllalt oli. Aga nüüd ütles väike Peeter. aulik härra, suur Peeter lubas veel suurema ime ära teha kui mina ning kui härra soovib, siis saab ta näha, mida ta muidu eluilmaski ei usuks, mida keegi enne veel pole näinud ega teinud. Suur Peeter ütles, et tema võivad selles ahjus magada, kus enne 7 sülda puid sees ära põletatud. oi, seda tahaksin ma näha. Otse kohe tuli ahju. Kööti ahi, tuli punaseks ja suur Peeter aeti sisse. Kas ta sealt ahjust veel välja sai? Sest ei rääkinud väike Peeter ega muu keegi midagi. Aga kes ta sealt veel välja tõi?